Me olime vist natukene liiga optimistlikud, sest me tulime sirgelt südalinna sellise autoga. See on pesemata Roomet. Mussi! Mäng pidas kinni. Jaa, kõvad trahvid on siin. Kas oled väsinud kulukast reisimisest? Oled väsinud, et iga ostuga pead pisaraid tagasi hoidma? Mis siis, kui ma ütlen, et on olemas koht, kus on väga head hinnad ja üks mu top 3 vaatamisväärsustest? Ida-Euroopa. Nüüd me mõtlesime ette võtta väikese tripi. Kas ma unustasin öelda seda, et me sõidame ainult kõige ägedama matkaautoga? Vaatame sisse või? Selle masina kõige olulisem koht, iga mehe pühamu. Korralik peldik. Roomet on ilmselgelt midagi sassi. Sest tegemist on tegelikult hoopis golden showeriga. Kas sa teed, mida golden shower tähendab? Aga silver shower. Magamistuba 1. Magamistuba 2. Roomet, kas sa panid tähele, missugune peegliparadiis siin on? Peegel 1, peegel 2, peegel 3, peegel 4, peegel 5, peegel 6, peegel 7. Ma saan lõpuks nagu eurotrakki mängida päris elus, sest ma väiksena mängisin nii palju eurotrakki. Ja selles on mingisugune võlu lihtsalt rahulikult sõita, täita ilusti liiklusreegleid. See on mõnus, see on nii hea, hurmav tunne, fantastiline olek. Kurat, küll ma pean uue pasuna otsima. Ei ole telefonis sõidu ajal, ma järgin liiklusreegleid. Fun fact on see, et kui sulle tuleb teine selline auto vastu, siis kõik viskavad käppa, siis ma panen kohe mingi auto liiklusseadused, liiklus 2 kätt rooli, ma panen kohe. Joo! Läheb ka sinna alla. Esimese päeva lõpuks oli meil plaan jõuda ilusa vaatega kohta, mis on peaaegu Valgevene piiri ääres. Ja ma arvan, et meil läks päris hästi. Hommik algas värske Indoneesia kohvi ja ilusa vaatega. Meie ööbimiskoht oli Valgevene piirist umbes 30 minuti kaugusel. Tegelikult me oleme ühe korra seda piiri juba proovinud ületada. Vaatame, mis juhtub. Kas tehakse mingisugune erand meie suhtes või jääb see reis eriti lühikeseks? Aga seekord oli mul tunne, et me saame ilusti ja kiiresti üle piiri. Seal see on. Mis tunne sul täna, kas sa saame üle või mitte? Mul on juba ebaõnnestunud tunne. Seekord johtas ära. Me saime nüüd Läti poolelt läbi. Me lähme Valgevene piiri äärde nii-öelda, et sisse saada. Nagu näha, Merru tahab väga sisse saada. Ja nüüd on reaalne challenge, kas me saame üle. Meil on praegu see probleem, et meil anti venekeelsed deklaratsioonid ja me ei oska vene keelt nii palju. See näide. Okei, meil peale suurt palumist meile prinditi inglisekeelsed vormid välja. Miks kohe ei prinditud nagu? Täpselt 2 tundi tagasi me sisenesime piiripunkti. Päris tore, ma sain endale Valgevene sõbrannad piiripunkti. Ma sain väga palju sõpru. Ikassa. Ma ostsin kõige stiilsama jäätise. Tegemist on 20 kopika jäätisega. Alustan selle. Oh my god, kui äge. Issand, ma tahan seda sulanduse. Ei, see on minu jäätis. Oota, enne ma võtan ühe amsa. Mussi! Sa oled nii nõme. Peasid ma plaitist vaega. Juu, Mussi! Mu peast on väga hea jäätis. Uskumatult hea. Mina nakun paberi. Ja see on papaga jäätis. See on minu vaata, minu valisin selle. Issand, kuidas on? Ma tahan ise. Oota. Ja see oli viimane kord, kui Roomet Merut usaldas. What the fuck? Nagu peekoni oma. Aga mina rohkem siit ilmselt ei saa. Meru saab pakki ära. Tavai panen Minski poole. Kohalik asi. Один, пожалуйста. Пляцик, да? С курицей? Да. Хлебушек нужен вам? Да, хлеб. Да, хлеб. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо.
Spasiba. see ongi minu see söök siis või? Jaa. No siis mina võtan mõlemad salatid endale. Väga hea. Nii. See kartuli mingisugune asi, jah? Kartulipankook. Ma olen tellinud teise juurde. Nagu ma sööksin lapsepõlve toitu, mida ma olen nii kaua igatsenud, aga ma pole seda toitu varem söönud. See on midagi papustavat. Me olime vist natukene liiga optimistlikud, sest me tulime südalinna sellise autoga, siis ma hakkasin mõtlema, et meil on vaja põhimõtteliselt 2 parkimiskohta. Ma ei ole isegi praegu poolt parkimiskohta näinud siin, nii et... Kui ma autol jälle sellist numbrit, ma isegi kujuta ette, mis ma teoorias tegema siin peaks. Roomet, sa tead väga hästi, mida teha, kui sa ei tea, mida teha. Söö. Põhimõtteliselt kõik asjad siin on 66%. 56% jälle hinnatud. See ma saan 2 korda rohkem sööki kogu aeg süüa. Topelt süüa. Ma võtsin veel ühe võileiva juurde. Ma pean korra lihtsalt seda jõhkrat võitu jagama. Me parkisime absoluutselt täiesti siia Minski südamesse. Mujal on tasuline parkimine, siin on tasuta parkimine ja me saime nende autode vahele pandud oma masina lihtsalt. Pluss akna all on väikene loodus. No enam paremaks minna lihtsalt ei saa, see on ülitäiuslik. Kus linnas me olimegi? Kallis. Üks probleem on, meil on kusepaak täis. Ja väärikuse hind on ka päris madal praegu. Kõik vaatavad veidi nii väärikalt. Sest et siin ei vlogita. Sest siin ei ööbita. Sest siin üleüldse kogu karavani teema ei ole üldse teemas. Kõik vaatavad kogu aeg seda autot järgi, siin ei ole karavani platse ka, nii et me käime elektrit otsimas igal pool. Ja mul on vaja. Ja Merul on Kiievit vaja natukene vaadata. Ma olen Minskis. Merul on Minskit vaja natukene vaadata. Minski öeldakse. Minski on vaja vaadata. Okei, no vaatame. Ilmselt on see linna kõige populaarsem parkimiskoht. Lihtsalt terve suund on pandud kinni. Tahtsin lihtsalt järjestlikult toituda. Siis Roomet tellib mingid ribid ja burgerid. Kuna me olime juba 2 tundi otsinud toidukohta, kus me saaks koos süüa, siis otsustas Merru võtta lihtsalt latte. See on nagu heledam latte ever ja ma viskan piima maitsed, mille võtab sweetener ära, aga neil ei ole sweetenerit ka. Eks meil kõigil on halvemaid päevasid. Nagu ka sellel tüübil, kes oma kilekotti maha pilles, kus ta juhuslikult oma terve aasta maasikamoosi varusid hoidis. Aga ma ostsin meile jäätist, et Merru tuju natukene paremaks teha. Siin pole mitte midagi sellist, nagu siin lubatud oli. Merru on vähemalt vaatamisväärsuste peale õnnelik, ma olen kindel. Vaatame. Vene trip ei oleks Vene trip, kui meid oleks turule. Juba üks asi, mis siin tundub hea olevat. Privet, skolka časov? Skolka časov? Mis kell on või? Oota, skolka stoit? 200 рублей. 50 минут. Давай. 50 minut, mida? Seksuaalne akt.
aga ma ei tahtnud seda. Tahtsin, et sa mu toa ära koristaksid. Ai, kena. Очень вкусные есть персики. Да. Я люблю персики. Да, прикольно. Окей. Это пакетики. Вам твердым? Да. Бананы надо? Это все. Это все. Хорошо. 4,60, апельсин. 80 рублей за все. Спасибо огромное. Спасибо. Lamboloni. Seal müüdi mu lemmikut marja ka. See on kõige aifam mari üldse. See on tomat. See on puuvili. See kogus sulle rinda. See on pesemata tomat. Kas sa tead, et Venemaal ei pese sina tomatid, või tomat peseb sind? Mida sa arvad siiamaani Minski vaatamisväärsustest? Ma arvan, meil oleks on... Kui ma aus olen, siis tegelikult oli ma täiesti ükskõikne vaatamisväärsuste suhtes. Ma juba ootasin, et saaksin tagasi rooli ja Ukraina poole sõitma hakata. Aga enne kui me jälle ühe mitmetunnise otsa sõitsime, tegin ma 2 väga huvitavat avastust kohalikus poes. Esiteks, ämblikud peas on täiesti tavaline nähtus. Meru arvasin, et ma filmin võõraid naisi lihtsalt. Teiseks, no eks igaüks võib teist ise oma järelduse teha. Ei. Miks sa nii sarnased aine näha? Ei. Kas sul on reaalselt mähkmed? Ma taas kasutan oma mähkmeid. See on Tšernobõli kurk. See on väga ilus kurk. Ma ütlen nagu tomat, see on kindlasti Tšernobõlis. Ma ei suudagi enam kokku lugeda, kui palju putukaid ma ära olen tapnud. Ma ei tea, miks ma neid kokku tahtsin lugeda, aga ma mainin, et ma olin ainult 4 tundi maganud, sest meie 48-tunnine viisa hakkas kohe lõppema ja meil oli kiiresti vaja üle piiri jõuda. See kogus putukaid, mis siin on lihtsalt täiesti metsik. Nii et enne kui minema hakkame, siis tuleb klaas kähku ära puhastada. Meid pidas kinni. Jaa, tolli eest peab maksma, et nagu kõva trahvid on siin. Okei, meil ei olnud tolliga õrna aimugi. Jaa, nii et ootame, kui palju me trahvi saame. 56 870. Probleem ongi see, et me peame auto piiri taha jätma. See, kas kogu olukord lahenes, näed see järgmises osas, et vaata kindlasti subscribe ja kelluke, et sa sellest ilma jääks. Rohkem pilte, detaile ja nalju leiad minu blogis väljasporgand.ee. Ja kui sa plaanid ka sellist matkaauto trippi, siis kõige ägedamad autod ja teenindus leiad sa matkaauto.ee. Mis linna me oleme jõudnud? Kurat, et sa mind paaki panid. See tähendab